tere, mina olen Uljana, see on kanal Must ja Valge, tere tulemast. Täna on laupäev, ma loodan, et sul on täiega hea laupäevane päev. Nautisid oma reede õhtut, eile oli nii ilus ilm ja nii mõnus oli eile olla. Ja olla õues ja päikese käes ja siuke muhe päikesevalgus, see oli nagu ideaalne juulikuu suveilm nagu. Loodan, et sa nautisid seda ja nautisid enda olemist ja kas siis sõpradega, perega ja ikka veed seda aega looduses. Aitäh, et sa siia tulid ja ma täna hommikul mõtlesin siis rääkida asjadest, mis on siis minu elus toimunud. Et ma nagu sain aru, et okei, mul on siis kokkulepe olnud eluga, et ma saan esimese poole elust sellised negatiivsed kogemused on ju, ja siis järgmise poole elust hakkan siis sellel kallal nosima, et mul oleks materjali, mille kallal nosida, eks ole, et rääkida siis inimestele. Mul on selline tunne ja mul ei ole mitte mingisugust nagu hirmu jagada sellest või rääkida nendest kontseptsioonidest, mida mina olen läbi läinud ja tegelikult kui rääkidagi mingisugustest tõdedest, võikski tegelikult läbi enda kogemuse seda rääkida. Mitte väga palju, sa ei pea detailidest rääkima midagi sellist, aga lihtsalt mõjutades sest neid väiteid või neid argumente siis oma nagu sellise kogemusega, et see on tegelikult, ma arvan, suuremale osale ka usutav ja inimene saab aru, et ma räägin enda kogemusest, mitte ei luuleta, mitte ei targuta, vaata. Ja no mul on seda kogemust ikka väga korralikult nagu, et igasugused asju on nagu läbi kogetud. Ja täna mul, nii et kui sa tahad teada ja võib-olla siis ise oled ka nendest asjadest läbi läinud, et võib-olla siis sa näed mingisugust sükest peegeldust või sükest kinnitust või siis mõtteainet siis asjadele, mis tegelikult puudutavad ühiskonda ja mis võiks tegelikult muuta ühiskonnas ja ühiskonna arengus. Täna tuli hästi tugevalt siis selline idee nagu sellest ajastatusest või ettevalmistusest lapse saamiseks või perekonna loomiseks. Minul oli jälle kõik väga ekstreemne. Kuna mul on selline elutee valitud, vaata üks põhjus, miks mul selline elutee valitud on, miks ma nagu tean, et see on nagu valitud või selline nagu niimoodi pandud paika. Mul on 3 planeeti retrograadsed sünnikaardis, kui keegi teab astroloogiast midagi, ta teab seda, et kui 3 planeeti või rohkem planeeti on retrograadsed, siis on teistmoodi, vaata. Et siis on hästi palju sükest peegeldust või sükest nagu muutmist või sükest uue energia toomist või uue kontseptsiooni läbikogemist endas alguses. See ei ole üldse kerge. Ja siis, kui sa nagu muudad või tood midagi sealt välja sellest mudast nagu on ju, siis see on nagu läbi katsutud, ütleks niimoodi siis on ju. Ja mul on 3 planeeti retrograadsed ja see ei ole üldse nagu tavaline. Et see 4 on juba nagu siuke, see on juba nagu mingi vot, et nii, aga siis ongi nagu, kuna ma olin adopteeritud, ma ei usu, et tegelikult selline nagu iseloom mul selline nagu kinnisem iseloom või selline natukene nagu vaoshoitum iseloom tuli sellest, et ma olin adopteeritud. Ei, ma olin lapsena hästi avatud, hästi vabameelne laps. Ma hästi aus ja otsekohene. Natukene oli seal autistlikku kallet ka, et ma ütlesin asju välja väga konkreetselt inimestele ilma piirideta. Näiteks mu naabrinaine oli kogukam naine ja ma ütlesin talle, et oh my god, miks sa paks oled nagu, miks sa oled, et ma ei saa aru, miks, see on ebaloogiline. Seleta mulle, miks sa sellise iseloomuga olin alguses, võtta mingi 6, 7, 8. Ja siis mu kasuema siis õpetas mulle, sa ei ütle siin asju välja, et ära küsi selliseid asju, jäta oma küsimused endale ja ta õpetas nagu sotsiaalselt nagu natukene korralikum olla.
Ja siis kooli ajal ka nagu taheti ikka suud kinni panna, tüdrukud olid hästi siuksed, kaklesid minuga ja ma kaklesin tüdrukutega koolis ja siis õpetati mul ka nagu selles mõttes vait olema. Nii imelik nagu. Ja siis, mida vanemaks ma sain, seda rohkem ma sain aru, et on vist hea olla vagusi. Minu väljaütlemised ei meeldi inimestele. Nii, on ju. Ja kuna ma nagu olingi selline vabameelsem inimene või siuke nagu selline nagu iseenda moodi elasin või tahtsin iseenda moodi elada või nagu mulle ja siis ma nagu täna hommikul saingi aru, et aga keegi mulle ei rääkinudki, kuidas ma pean olema. Inimesed ju ei õpetata, inimestele ju ei õpetata koolis, kuidas peab käituma või millised on eraldi arenguetapid või mida tuleb teha erinevate arenguetappidel, on ju. Et see on normaalne, et näiteks teismeline laps hakkab avastama oma keha läbi teiste inimeste ja nii edasi, et millised ohutusnõuded seal on või mida oodatakse siis naiselt või siis tüdrukult, on ju. Ja minu õpetus oli kristlik, minu vanemad olid kristlased ja mina olin ka kristlane, ikka päris pühendunud tegelikult. Ja ka ma olin nagu natukene nagu vahepeal segaduses, minu loomus oli selline vabameelne indigo lapse loomus on ju selline, mis läheb süsteemidest läbi ja siis lõhub. Ja teine pool oli siis see kristlik on ju. Vanemad olid kristlased ja ootasid minult kristlikku vaadet. Aga see ei olnud nagu ka selline ideaalne selline kasvatus või selline arusaam, sellepärast et minu isa oli väga kaua ära teistes riikides, tegi tööd ja ema oli selles mõttes grupi peal kodule. Aga selles mõttes ta tegi väga palju tööd kodus, ta tegi väga ilusad aiad ja ta oli ikka täielik rohenäpp nagu väga-väga võimas naine. Et nad olid väga võimsad inimesed tegelikult, aga nagu ma olen mõelnud kõike läbi seal, et kui mina oleks ennast nende olukorda pannud, et kuidas mina oleks siis käitunud ja nii edasi, et ma ei hinda mitte midagi, ma mõistan neid väga hästi. Aga oleks võinud mingit memo ikkagi saada, näiteks on ju seksuaalsusõpetus, mis oleks võinud siis tütarlapsele siis õpetada, ega seal väga palju õpetust nagu kristlikus maailma vaates nagu ei ole, seal ei räägita asjadest nii nagu on, vaata. See on üks põhjus, miks ma läksin kristlusest oli. Igatahes. Sest et mulle meeldib rääkida, vaata ausalt nagu küsida ja arutada ja minna kohtadesse läbi, et mulle meeldib selline tantristlik vaade või selline nagu vabameelsem selline olemine. Aga huvitav on see, et esimesel elupoolel oli kõik vastupidi minu ümber, et inimesed olid ikkagi konservatiivsemad inimesed ja kes ei tahtnud väga rääkida, kes ei osanud väga rääkida. Ja siis, kui ma tahtsin rääkida, siis ma pidin kriima täiega kedagi vaata. Nii imelik. Nii. Esimene asi, mis võiks tegelikult siis tütarlapsele rääkida, kas ta on kristlane või mitte kristlane, siis rääkida sellest, et abielu ja seks on selline, et seksi oodatakse naiselt nagu tööd. Et siis on kõigil selge, vaata. Et kui sa lähed abiellu, kui sa abiellud mehega, kes töötab, on ju niimoodi, et siis sa pead võimaldama mehele enda keha selleks, et ta saaks ennast rahuldada sinuga. See on see põhiline asi, on ju. Sest et kui sa oled ikkagi 15, 20, 25 aastat abielus, siis sa pead olema selles rollis. Seal ei ole vahet, et kas sa oled nagu armunud või ei ole armunud, et see oli nagu see kohustus. Seda võiks ju tegelikult siis naisele rääkida, et see on kohustus. Et see ei ole niimoodi, et sa tahad või teed või niimoodi. Minu ema tahtis küll rääkida seda, et on olemas selline asi, nagu sa pead tegema ja sa teed selle ära, vaata. Aga ta ei rääkinud kunagi seda seksuaalsuse mõttes, et sa pead seda tegema, vaata. Et kui sa ei tee seda,
siis sa jääd nagu selles mõttes normaalsusest või sellisest nagu peretundest ilma, on ju, teiste sugulaste poolehoiust ilma, sellepärast et kui sa mehele ei anna seda intiimsust või seda rahuldust, siis ega ta ei räägi sinust häid asju tema perekonnale. Ja tal on ninakrimpsus ja seda tunnevad perekond ja sõbrad ümberringi. Aga kui sa oled hea naine, on ju, Pitele teed oma kohustust, kui sa oled nagu aru saanud, et see on nüüd kohustus, vaata, siis sind armastatakse, siis sa oled aktsepteeritud ja nii edasi. On ju, et siis sa oled hea naine ja siis sa oled hea sugulane ja siis kõik on väga hästi ja siis sulle antakse ja nii edasi. Nii imelik on ju. On ju. Seda võiks tegelikult tütarlastele rääkida. Et see on see baas. Kui on juba nagu natukene arenenum perekond ja ei ole kristlane näiteks, on ju, kui ei ole seal näiteks mingisuguseid norme, seal naine, mees ja siis kõigil on omad kohustused ja nii. Kui natukene teistmoodi, on ju, siis peab õpetama naisele enda keha tundma. Kuidas naine siis saab luua sellist olukorda või sellist keskkonda või sellist seksielu enda elus, et mõlemad osapooled oleksid siis rahuldatud, mitte ainult mees. See on juba selline suur asi, kus peab aastaid seda praktiseerima ja aastaid suhtlema inimesega. Ja kui inimene on kõrval, kes ei ole suhtleja, kes ei taha areneda, see on täiesti mõttetu. Ja juba läheb seal aastaid selle peale, et nagu proovida, vaata. Et aga juba abielu on tehtud, juba on tehtud, vaata. Kõik need probleemid tulevad tavaliselt abielus olles, on ju. Ja keegi ju ei räägi, kristluses eriti, keegi ei räägi, kõik suruvad alla seda ja siis kõik asjad, mis sealt tulevad sellest, et intiimsusega pole korras, inimesed ei räägi sellest, aga kõik teavad. Kõige rumalam asi on ju. Ma räägin nendest asjadest sellepärast, et inimesed tunneksid vabalt rääkida nendest asjadest. Ma saan aru, et seal on vaja tavaliselt kolmandat osapoolt, mingit terapeuti või psühholoogi, kes kuulaks kolmanda osapoolene. Et nii kahju on see, et inimesed ei oska rääkida ja ei tunnegi vajadust, nad peaksid rääkima näiteks. Nii. Üks asi on ju, see on see baas. Teine asi on see, et lapse saamine. Lapse saamine on väga suur ettevõtmine, see ei ole nagu koera saamine, see ei ole nagu kodu saamine, see ei ole nagu mingisugune uue asja saamine. Näiteks nagu paljudele meestele on naise saamine nagu mingisugune uue mängu asja saamise, on ju. Et neil on siis vastutus ja kohustus olla siis selle naise jaoks olemas ja teda kuulata, aga siis see ongi see, et kui mees on selline, kes näiteks ostab endale uusi asju, on ju, et siis sa näed, kuidas ta tegelikult nendega suhtub, et asi nagu, kui võtta see hormonaalne mäng sealt ära, mis kulub ära siis aastatega, on ju, kõik muutub väga lihtsaks ja banaalseks ja materiaalseks, et selliseks autopilootiks. Ehk siis, kui sa näiteks näed mees, kuidas ta suhtub enda asjadesse või kodusse või töösse või sõpradesse või niimoodi, siis sa näed ära ka, kuidas ta 10-15 aasta pärast hakkab sinusse suhtuma nagu. Et sealt võid ka ühe tipi saada, kuidas mees hakkab sinusse suhtuma nagu tulevikus. Selline asi. Lapse saamine. Ma ei soovita lapsele mõelda siis, kui sul ei ole tugevat kogukonda ümberringi. Kui sul ei ole tugevaid suhtlusringkonda, oma hobisid, oma asju, tugevaid juba, kui sul ei ole perekonda, kui sul ei ole näiteks suhet oma isa või emaga või siis partneri isa emaga, kui sul ei ole tugevat suhet, palun ära too last sinna keskele. Et alguses palun keskendu oma suhetele
ja vaata läbi need suhted, kas nad on eluks ajaks, kas nad on sellised, mille peale sa saad toetuda, kas nemad tulevad sinu juurde, kas nad saavad toetust ja nii edasi. Et ilma sellise toetusvõrgustikuta on lapse kasvatamine väga-väga raske. Võimatu, praktiliselt võimatu. Ja see on üks põhjus, miks suhted lagunevad, sellepärast et tugivõrgustik on väga nõrk. Tugivõrgustik on selline, et mina pean siin pingutama, et siin üldse suhteid luua ja kõik on küsimuse all ja kogu aeg mingi ehku. Kui sõbrad on sellised, veel ei tea täpselt, vaata, siis ei ole õige aeg tegelikult last saada. See ei ole see, et sina oled valmis, muidugi sina oled kogu aeg valmis, sina oled hormoonides ja sa tahad endale last saada. Aga kui sul ei ole perekonda, näiteks kui sul ei ole näiteks kui sul on side isa või emaga, kas ainult isaga või emaga, siis on juba väga hea. Sa tead seda, et see suhe läheb kõigest läbi ja sul on olemas siis mingisugune side naise või ema isaga, on ju. Või siis partneri ema isaga ja mingisugune suhtlemine seal on. Aga kui seal ei ole mitte midagi, siis ei ole võimalik kasvatada tervislikult stabiilset uut last või nagu last. Ja see on hästi keeruline olukord tegelikult. Mina tegin selle läbi ja ma ei soovita seda mitte kellelegi. See on väga-väga keeruline, see on võimatu, eriti siis, kui sul ei ole midagi konkreetset paika pandud. Mitte midagi nagu ei toimi elus ja sa pead hakkama otsima ennast, sellepärast et peale lapse sündi naine muutub, suhe muutub, kõik dünaamika muutub ja ma arvan, et 5 aastat peale lapse sündi tegelikult naine on selline nagu õhus kuskil, nagu mingi ei tea üldse, mida ta teeb, see on mingi täitsa teistes kanalites ja kehas ja kehatunnetuses ja teised hormoonid ja instinktid muutuvad, naise keha muutub niivõrd, et ta ei tea, vaata. Ja eriti siis, kui tal ei ole veel kindlaid inimesi ja ringkondi ümberringis, ta võib täiesti ennast ära kaotada ja ongi. Ja sellepärast see ongi üks põhjus, miks suhted lagunevad ja siis tuleb see süütunne veel juurde, et oi, et lapse jätsid maha ja siis see laguneb siin ja ei suuda püsti seista, aga tegelikult keegi ei teadnud, et tegelikult see naine oli täiesti ihu üksinda maailmas, vaata. Tal ei olnud mitte ühtegi inimest, kes teda toetaks või oleks tema kõrval, kui ta ennast ära kaotab, vaata. Ja nagu ega siis peale sünnitust ju see suhe, romantiline suhe muutub ja seal ongi see väga suur test on see peale sünnitust. Kunagi ei tea, millised on tüsistused olnud peale sünnitust, kuidas see mõjutab siis seksuaalelu, kas seksuaalelu või üldse suhe, partnerlus on tugevdatud enne lapse saamist ja nii edasi. Ma ei tea, seda räägitakse nii vähe inimestele. Inimestele räägitakse seda nii vähe, et seda võiks tegelikult koolis või perekonnaõpetuses kui on juba rasestumine ja nii edasi, et seda võiks perekonnaõpetuses palju rohkem rääkida ja ausalt ei räägita inimestele või naistele. Ausalt ei räägita naistele ära või ei ole sellist nagu reality check'i, et vaata, nüüd hakkab niimoodi olema, vaata. Et nüüd on sinu kätes see. Ja nüüd sa pead kindlasti otsima endale hobid, nüüd sa pead kindlasti otsima endale sõbrad, sõbrannad, et kindlasti enda eluga tegelema, mitte sellega, et hakkad otsima siin suhet oma mehega. Ei, see ei ole, see on läbi. See illusioon või selline illusionaalne mingisugune mull romantilisest suhtest või sellisest mingisugusest üldse armuelust või siukest, see on läbi mingiks ajaks kindlasti. Et see võib taastuda, võib olla mingi 10 aastat hiljem, kui on teil asjad nagu rahunenud, kui laps on juba nagu selline iseseisev ja saab oma asju teha, vaata. Et siis võib hakata mõtlema juba sellele suhtele ja nii edasi, et see on täitsa teine teema, vaata, kui te läksite läbi nagu sellest raskest ajast. Aga ühiskond ei tea seda, inimesed ei arvesta sellega ja sellepärast ongi sõbrad ja tuttavad on ka sellised, et jätkame elu nii nagu on, vaata, kui ümberringi on ka veel inimesed, kes on näiteks vallalised või suhetes, kus ei taheta last ja nii edasi. Inimesed ei tea, kuidas toetada. Siis mina arvan seda, et võiks olla kindlasti loodud tugigrupi süsteem
naistele, kes tahavad lapsi saada või on rasedad või on alles sünnitanud, et sellestele naistele võiks rohkem tugisüsteemi luua, sellepärast et muidu, kui nad elavad elus, nad võivad ära kaotada ennast kõiges selles raha otsimises ja töös ja oma keha tunnetamises, et see kõik juba võtab nii palju nende elu energiast nagu ära, et neil puudub see fookuspunkt ära, et keskenduda nüüd sellele sotsiaalsusele või sellele enda realiseerimisele. Muidugi, kui perekond on juba tugev sellel naisel, on ju, see on täiesti teine, seal on mehed, seal on naised, kes räägivad temaga, räägivad päris asjadest, juhatavad teda, inspireerivad teda, innustavad, annavad talle seda peegeldust tagasi, on ju, suhtlevad temaga päriselt, ausalt ja seal on sõprade sõbrad, on ju, seal on perekond, perekondade perekonnad, seal on kogunemised, on ju, see on täitsa teistsugune arusaam maailmast. Ja sellepärast, kui sa oled üksinda, palun ära tee selliseid samme. Kui sul ei ole nagu toetusringkonda, mina tulin ju katkisest perekonnast. Kui keegi tuleb katkisest perekonnast, see peaks olema punane lipp, nagu punane selline, nüüd kas ühiskond toetab sind, kui ühiskond ei toeta sind. Lihtsalt sellepärast, et võib-olla sa oled liiga aus või sa oled liiga ilus. Ühiskond ei taha väga toetada sind, kui sa oled liiga ilus ja seksikas ja kui sa olid ilus ja need inimesed tavaliselt, kes sinu ümber on olemas sellised sõbrannad, on ju. Minul oli tegelikult sõbranna ümberringi, aga kui ma sain lapse, siis ma ei mäleta, et ta oleks minu kõrval olnud. Ta oli enne, kui ma olin rase, ta oli küll, rääkis seal igast suuri sõnu, aga kui ma sain lapse, ma ei mäleta, et ta oleks minu kõrval olnud. Temale vist ei meeldinud lapsed või üldse selline asi. Keegi ei tahtnud minuga olla. See ei ole üldse normaalne, vaata. Igatahes, see ei ole normaalne. Üldse, kui sa tahad vältida seda olukorda, on ju, et sa oled ühiskonnas nagu, oh my god, et sul ei ole nagu mitte mingit pidepunkti. Siis ära mine suhtesse meesterahvaga või üldse kellegagi suhtesse, enne kui sul ei ole oma sõprusringkonda üles ehitatud. Ehk siis, kui sul ei ole tugevaid sõpru, nagu kindlaid sõpru enda elus, siis ta tegelikult ei tohiks mõelda selle peale, et sa lähed suhtesse, sellepärast, et sul on enda suhtlusvajadused ja sotsiaalne osapool nii defitsiidis, et sa hakkad nagu ootama kõiki neid miinuseid või neid defitsiidi asju täitmiseks oma partnerilt ja see on hästi suur koorem sinu partnerile, et see on täiesti mõttetu. Siis peab olema see partner ka päris tugev, aga tavaliselt selliseid inimesi väga. Et see on see asi, on ju. Et kui sa oled valinud sellise nagu omaette tee, on ju, siis vaadata üle, mis sammud on, et see ei lähe nagu kohe nagu suhetesse. Miks selliseid vigu tehakse, on sellepärast, et mitte mingisugust toetust ei ole. Tavaliselt, mis toetuse asemel on, siis on hukkamõist. Ja see on täiesti mõttetu. Ma mõtlesin, see on ülioluline, et me oleksime neutraalsed teineteise osas, neutraalsed teineteise kogemuse osas, sest me oleme kõik erinevad ja meil on erinevad perekonnad ja elu algused ja nii edasi, me ei saa hinnata teineteist. Ja mina olen hästi tugevalt hukka mõistetud olnud erinevate kogukondade poolt ja alustades kristlastest, on ju, kõik kristlased, kes teavad mind, on ju, kohe näitavad näpuga, tegelikult nad üldse ei tea, milline inimene ma olen, et neil puudub täielikult mõistmine. Ehk siis nendel inimestel, kellel ei ole sellist kogemust olnud, näiteks adopteerimine, vanemate surm, kõik see kogemus on ju, nendel puudub tegelikult mõistmine sellest, millest mina olen nagu läbi läinud ja kui palju mul seda toetust siis üldse tegelikult oli, on ju, ja kui palju siis mina olen hakanud pidama tegelema siis selle riismete, selle kokku rokkimisega, vaata.
et palju mina olen hakanud siis peale 30. eluaastat ma hakkasingi aru saama, et oh my god, et minu perekond tegelikult jättis mind. No seal on kõik perekond olemas, suguvõsa, vaata. Nemad jätsid mind ja siis ma hakkasin nagu mõtlema selle peale, et kui laps tuleb, on ju, ja keegi nagu ei hoolitse või keegi ei hooli sellest naisest või sellest perekonnast. Väga suur suguvõsa tegelikult oli mul sünnisuguvõsa. Ja see ei olnud ju minu süü, et see suguvõsa läks niimoodi, et see pool, kus mina sündisin, see oli nagu selline nagu, ta ei olnud üldse suguvõsaga isegi ühendatud, et kasvada ilma perekonnata, ilma sõpradeta, see on päris ohtlik. Ja selliseid inimesi on ühiskonnas. Ja sellepärast ma arvan, et peaks nagu looma tugigruppe, koolkondasid inimestele, kes tahaksid nagu olla ka normaalsed inimesed ja normaalse ühiskond, sellepärast, et ühiskond on nii tugev, kui on tugev see kõige nõrgem lüli. See on kõige nõrgem lüli, inimesed, kes loovad perekondasid ilma enda nii-öelda siis tugivõrgustikuta. Need on kõige nõrgemad. Ja ühiskond üldse ei toeta neid. Nagu asi pole üldse isegi rahalises toetuses või sotsiaaltoetuses või midagi sellist. Asi on just nagu see, et võtta neid vastu ühiskonda, et nad ei pea kohe minema nendesse kohtadesse, kus, ma ei tea, tugisüsteem on vaja luua. Nendele naistele ja noortele naistele, kes ei tea mitte midagi, kuidas ühiskonnas hakkama saada, kuidas ennast hoida. Ma ei ole veel rääkinud sellest, kui palju on selliseid väärkohtlemist seksuaalsuses ja suhetes väärkohtlemist, et sellele kindlasti peaks sellele tugisüsteemi looma ka, kuidas siis toetada neid naisi ja mehi, kes on seksuaalselt või siis üldse väärkoheldud või siis on koduvägivalla all kannatanud. Et see nagu, sellest ei räägita, nendest asjadest väga ei räägita. Et väga palju on niisugust nagu mingit glamuuri ja niisugust nagu toredust ja nii edasi, mis on meedias, on ju. Et meedia on ju selle peal ehitatud, et meeldimine oleks, inimestele meeldiks vaadata seda. Ja siis, kui on mingisugune negatiivne asja, siis on tehtud niimoodi, et see sulle ei meeldi, et sellele sa ei pane tähele, et see tekitaks sul seda viha ja nii edasi. Aga ühiskonnas on väga vähe inimestel nagu seda aru saama, et võiks nüüd kaastunnet omada siis nendele, kes siis kasvavad teistmoodi, kellel on teistmoodi elu, vaata. Väga tore on näiteks üks organisatsioon Vanem vend ja vanem õde, mis on vabatahtlike organisatsioon, kus siis otsitakse vabatahtlikke, kes tahavad siis olla igasuguste erinevate noortega tegeleda üks-ühele individuaalselt noortega, kes on igasuguste erinevate spektri häiretega ja kes ei ole üldse ühiskonnaga ühenduses. Neil on täitsa teistsugune elu jaotus ja elu nagu selline tunnetus kui tavalisest, vaata. Neil ei ole üldse seda nagu sellise massi liikumist, vaata. Nemad istuvad võib-olla päevad läbi arvutis või nad kardavad väga kodunt välja minna ja nad on nende ilusate ilmadega kodused. Nad ei tule välja kodunt, vaata. Neil on nii raske enda peas juba olla, et neil on nagu kinni vaata. Ja inimesed, kes näiteks on ju olemas inimesed, kes tahavad väga teisi aidata, aga siis suunatagi need inimesed nendesse kohtadesse, kus on vaja päriselt aidata nagu, kus on päriselt vaja tuge ühiskonnas. Et koolid ja ülikoolid ja võimaldada siis noortele ja inimestele sellist haridust, sellised kutseharidust inimestele, kes tahavad näiteks hoolitseda inimeste eest, hoolitseda siis selle eest, et info oleks täpselt õigetesse kohtadesse antud, et naised, kes hakkavad elu, näiteks praegu on see, et
hakatakse seda iivet tõstma ja nii edasi, et võiks nagu inimestele rääkida, et kuidas see asi nagu tegelikult päriselt käib abielus olles ja mis on abielu ja kui oluline üldse on abielu, on ju, et kui on vaja inimesele kindlust igas mõttes nagu füüsilises maailmas ja vaimses maailmas, et on monogaamsus, on ju. Aga siis on hea rääkida tegelikult, et on okei ka polügaamia, on ju. Meie ühiskonnas on eriti oluline tegelikult välja tuua seda, et on normaalne tegelikult inimesele füüsiliselt, bioloogilisele inimesele normaalne kogeda polügaamiat, aga siis ka seda rafineeritult või kuidagi nagu kontrollitult. Polügaamia minu meelest on selline asi, mis on vaba seksuaalelu või seksuaalkogemus, aga siis läbipaistvalt. Ehk siis seal on ausus ja väljarääkimine ja kogemine ja siis sellise nagu sellise teise poole siis tasakaalustamine, et teised on ju praegu on niimoodi, et inimesed abielus on ja siis inimesed tahavad petta ja siis kõik on salatsetud ja kammitsetud ja seda ei räägita ja siis on varjamine ja see tekitab haigusi ja stressi ja valesid ja see mõjutab ülitohutult ühiskonda. Aga kui on asjad nagu läbipaistvad, et nüüd on niimoodi, et nüüd on kuidagi nagu avatum suhe või kuidagi avatum võimalus või et kui näiteks 50 aasta pealt abielus suhete inimeste tunded nagu hajuvad ja on tegelikult normaalne arusaamine, et inimesed on individuaalsed, on ju, ja hakkavad avastama iseennast, et minu meelest see on väga tervislik, kui inimesed tahavad seda kogeda ja see on alati läbi kokkulepete ja ausa rääkimise ja kogemise ja nii edasi, et see on ka võimalus ja seda võiks ka tegelikult rääkida inimestele rohkem. Et inimesed ei arvaks seda, et see abielu on nüüd kõik see lõpp-punkt ja nüüd ei olegi teist varianti, et see on ka nagu mingisugune, ei ole terve, see ei tervenda kedagi, see ei aita kedagi, see ei aita kedagi areneda või ei aita kedagi nagu, ma ei tea, kogeda midagi ilusat siin elus, vaata. No jällegi ma ütlen, et see ei ole kristlik vaade, on ju. Näiteks mul on insight'id või nagu arusaamad ka homoseksuaalsuse osas, et kui teil on selline idee, et me võime näiteks kokku panna mingisuguse grupi, privaatse grupi ja võime näiteks kokku tulla naiste ja meestega ja rääkida sellest, sest et mul läbi oma kogemuse pärast mul tekkis konkreetne arusaam sellest. Ma räägin siis lühidalt võib-olla, et homoseksuaalsust ma ei soovita kellelegi. Ma ei soovita, see ei ole lõppude lõpuks ikkagi väga terve, see on väga riskantne ja mida mina olen aru saanud ja mida ma tahaksin nagu välja tuua paralleelselt, homoseksuaalsus on nagu kokaiin tänaval. Et selles mõttes sellega ei saa ikkagi mängida, see ei ole lihtsalt niisama, et homoseksuaalsus, selles mõttes ma ei saa öelda, et see on täielik nagu vale asi või niimoodi, aga see nõuab väga kõrget vaimset koolitust ja vaimset kogemust, see ei ole lihtsalt niisama, see võib läbi põletada, see energiavahetus ja see võib täielikult läbi põletada inimesed, kes ei ole teadlik iseendast ja see on nagu kokaiin. Et kui sa nüüd tarvitad kokaiini, on ju, et sa pead nagu aru saama, et kas sa hakkab tarvitama, kas see kokaiin hakkab sind tarvitama või sina tarvitad kokaiini, et kas sa kontrollid seda. Et kui sa võid nagu täiesti ära kaduda ja see võib tekitada väga hulle tüsistusi ja ma ei soovita seda inimestel kogeda, et see kindlasti ei ole mainstream ja see, kuidas praegu normaliseeritakse seda, see ei ole väga hea ja tervislik nagu. See on üks pool, mida ma tahtsin kunagi nagu üldse inimestele väljendada, et kui teil on mingisugused arvamused selle kohta ja kui te olete valmis nagu arutama nendest asjadest vabalt, vaata, et kui sul on nagu niimoodi, et sul on nagu curiosity ehk siis uudishimu nendest asjadest, et siis võiksime tegelikult nendest asjadest arutada, aga siis privaatselt grupis, Zoomis
või siis Whatsappis, igatahes kirjutage mulle siis palun emailile Must ja Valge sessioon, et kui teil on huvi, me võime näiteks 1 kord kuus panna sellise grupi paika, kus me räägime nendest asjadest, kuidas siis suunata mingisuguseid inimesi mingitesse kohtadesse, koolidesse, koolkondadesse, tugigruppidesse, toetama hakata siis inimesi erinevates etappides. Jah, selline minu mõte, selline minu arusaam, hästi vaba ja hästi armas ja soe ja tore ja teie tagasiside on alati väga teretulnud, konstruktiivne kriitika on ka väga teretulnud. Aitäh sulle, et sa oled siin ja ilusat laupäeva jätku sulle ja ole hoitud.